Räägime kukkumiskaitsest ja rippumistraumast. Siin on üks hea näide sellest, kuidas Brasiilias juhtus see, et ehitajate alt kukkus platvorm ära ja nad jäid kõik rippu. Hea oli, et neil rakmed seljas, nad olid ilusti kinni, aga nagu näha, nad ripuvad maa ja taeva vahel ja küsimus on, kuidas nad sealt ära pääsevad. Siin on teine näide, kuidas platvorm või siis tõstuk vajub ümber ja inimesed lendavad korrist välja ja jäävad sinna rippu. Ehk siis jälle väga hea, et meil olid need rakmed seljas. Palju meie käest küsitakse, aga miks peab korvis olema rakmetega? See ongi, et võib juhtuda selliseid situatsioone. Kolmas näide ka, kuidas rippkorv siis on ära vajunud või midagi seal katki läinud ja töötajad jäid sinna rippu ning päästjad pidid nad sealt ära tooma. Ja hea oli selles mõttes, et päästjatel oli võimalik sinna ligi saada, sest on olnud ka sellised juhtumid, kus reaalselt kõrghoone pealt ei saagi päästjad normaalselt ligi minnakse läbi seina. Ja tegelikult, mis on selle põhimure? Meil ei ole tegelikult palju aega, et seda inimeselt ära päästa, sest hakkab toimuma selline asi nagu rippumistrauma. Ja ma räägin siis täpselt, mida tähendab rippumistrauma. Rippumistrauma on siis selline seisund, kui inimene kukub rakmetesse rippu. Nüüd põhiline mure on see, et tema rakmed suruvad kinni veresooned, mis on siis jalaveresooned, kus on kõige rohkem verd tegelikult koguneb jalgadesse. Ja hakkab toimuma siis selline protsess, kuidas aju tunneb, et ei saa piisavalt hapnikku, tänu millele siis süda tegelikult hakkab rohkem verd pumpama, aga kuna veresooned on kinni surutud, siis veri enam ei tule ülesse. Ja nüüd siis selle peale tegelikult tõuseb pulss, tõuseb vererõhk, eks ju, et süda hakkab rohkem tööd tegema. Lisaks on veel sellest kukkumist tekitanud adrenaliin veel lisab sinna juurde ja veel rohkem siis surutakse vett jalgadesse, aga see enam üles ei tule. Ja normaalses situatsioonis, kui aju saab aru, et hapnikku ei ole, siis inimene minestab, tuukub pikali, veri tuleb pähe. Antud juhul, kui ta minestab, ta lihtsalt vajub veel rohkem kössi oma rakmete peale, võib kinni vajuda oma hingamisteed, veel rohkem võib-olla unearterid ja siin kaela kinni vajuda, ehk siis veel vähem verd saab pähe ja siis tekibki risk, et ta võib kas lämbuda või surma saada või saada ajukahjustuse. See protsess tegelikult, see võtab kõigest 15-20 minutit aega, kui see hakkab kohe pihta, aga see võib juba 15-20 minutit juhtuda sinnamaani, et inimene minestab. Ehk siis ta kukub, veri ei liigu enam tagasi pähe, tal pulss tõuseb, ärevus tuleb, šokiseisund ja edasi juba selles, et ta minestab ja tekib siis surmaohtlik olukord. Ja see ei ole ainuke probleem, et lisaks on veel tegelikult see, et kui see veri on seal kinni surutud veresoontes tükk aega, siis võivad tekkida trombid, et see on nagu selline kokku surutud koht, mis siis see tromb või kokku kleepunud veri, kui see hetkel ei ole probleem, siis pärast, kui ta ära on päästetud ja rakmed lahti lastakse, siis see tromb minema paneb kuhugi, kas aiu või südamesse, siis inimene võib saada infarkti ja see on ka väga halb situatsioon, sest see võib olla ka eluaegse kahjustusega, kas surmaga lõppeda, see võib ajukahjustusega lõppeda, kas kõnehäired, inimesed kaotavad käimisvõime, mis iganes nagu halvad asjad selle infarktiga võivad kaasa tulla. Ehk siis see on üks varjatud riskidest, mille peale inimesed väga ei mõtle. Okei, rakmed on olemas, oskab neid kasutada, aga mis siis, kui inimene reaalselt kukub ja jääb sinna rippu, siis tegelikult meil peavad nagu sellel ettevõttel ja töötajatel peavad olema vahendid, et ise päästa oma meeskond ära. Neil peavad olema oskused, et neid kasutada. Ja kui teil on vaja abi selles suhtes, siis me kindlasti tuleme, aitame teid nõu ja jõuga, varustuse, koolitustega, konsultatsiooniga sellest, kuidas siis kõrgustes ohutult tööd teha.